Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahvamuusika, elagu rahvalõõts. Nii, ja nüüd on teie ees ansambel Herbert ja sõbrad täies koosseisus. Ehk siis Herbert Konnula, Marta Külaots, Kertu Hordo, Mart Kirotar ja Oliver Lepik. Ja kusjuures see on meie koosseisu kõige esimene avalik esinemine. Nii et kui midagi valesti kõlab, siis see kõlabki valesti. Ja nüüd tuleb Aivar Tepo repertuaarist Vanaisa Reilender. Nüüd tuleb meie viimane lugu. See on ka pärit Aivar Tepo repertuaarist. Tegelikult on Austriast pärit. Austria polka.
Aitäh, Herbert ja sõbrad, ja mis on veel ilusam, kui noored teile esinevad ja nii ilusti mängivad. Aitäh, Herbert, tule siia poole. Mida ma siin Herbert, tule istu. Ja, istu meie sekka. Me anname hinde. Ja lava tagant palume siia poole sättima tulla ansambel Folk Melody. Tänast pidu filmitakse ja tänast pidu saate vaadata YouTube'is, eesti keeles siis Sinu toru. Et kindlasti külastage seda. Kindlasti paljud näinud, et Rahvalõõtsa saated on sinna kolinud, vanemad saated siis. Et tänane pidu jõuab ka sinna, lihtsalt teadmiseks. Aga sellest Rahvalõõtsast veel nii palju, et muidugi väga palju helistatakse ja küsitakse. Minu käest vähemalt on küsitud nii palju. Viimane oli vast paar päeva tagasi jälle mingi kõne oli kuskilt, et mis on ikka Rahvalõõtsast saanud ja kas teda ikka kuskil kunagi näha saab veel. Aga mis sa ikka oskad vastata. Ja me püüame igast väest ja omast tahtest, heast tahtest ikkagi saada kuhugi kanalisse, et läbirääkimised käivad. Praegu kindlat otsust öelda teile ei oska. Aga Herbert Konnula, kohe küsin, kas oled jutukamaks muutunud? See töötab. Töötab. Väga ei ole. Aga mina ütleks küll, et sa oled küllaltki jutukas. Me olime laulupeoval, olime ühes toas mitmed päevad. Sa olid seal väga jutukas ja väga humorimeelne. Ja, tasub tellida pidudele, seal ta räägib pikemalt. Ja kui te siis Herbert ja sõbrad tellite, siis telefonnumber, me ütleme ainult viimaseid numbreid. Viimased numbrid tal on 112. Ärge kohe helistage, aga... Herbert, aga sul on nagu uus Lõõtsa liikumine, et Herbert ja sõbrad, aga see kohe niimoodi jaotatud, et mängivad ühed ja teised. See oleks nagu õpetaja kohe või? Või kus siis selline koosseis teil? See koosseis tekkis niimoodi, et Heino helistas mulle, et oleks vaja mängida. Ja üksi ei mahtunud kavast ära ja siis panime kokku. Aga Herbert, meil on sulle ka üks kõige julgemale teie ansamblist, väike ravikomplekt, enne juttu sellest oli. Sa võib-olla lava taga olid, ei näinud, siin on punane rist on peale tehtud ja Lõõtsa pealinna logo on siin peal, et siit saad väikseid ravimeid, kui midagi näpuga või midagi juhtub. Siin on nuga ei ole, käärid on, vabandust. Kääri. Nuga võid ka vaja minna, palun. Kavas, kes nüüd esinevad, on enamasti siin Lõuna-Eesti kogukonna sellised ansamblit. Üks on ainult meil välismaalt, aga kui sinnamaale jõuame, küll me siis sellest ansamblist ka natuke räägime. Aga pidu on meil täna selline hästi vabas vormis, peenutsemist pole, ongi, tantsime nagu vanasti. Nii kahju on, et tänapäeval on nii väheks jäänud selliseid pidusid, et nüüd on ainult disko ja ööklubi ja aga me tahame ju tantsida. Lõõtsa Simman ka tänan. Jah, Lõõtsa Simman, et tahame Simmanitel tantsida. Ja palju ilusam on lastelastel öelda, et näe, mina leidsin vanaema Simmanilt.
kallis Moostee, meie oleme ansambel Folk Melody ja esimeseks looks meie esituses kõlas teile Tõllakuuri marss ja Vigem polka. Ja täna spetsiaalselt teile, tänaseks õhtuks me otsustasime valida enamus repertuaariks täna õhtul siin uued lood ja esimene lugu oli siin meie jaoks uus lugu ja samuti ka järgmine. Ja järgmine lugu on imekaunis ajalooline lugu, mida te kõik kindlasti teate ja selle loo pealkiri on Edelweiss ja seda laulab Andrei Kušilov.
aitäh, see oli väga ilus, kohe südamesse läks. Aitüma, suur aitäh ka esimestele tantsupaaridele ja järgmiseks looks tuleb selline ilus mereteemaline lugu, mille pealkiri on Sadamatuled. Linnas need maadid ja paarid täismehi ja tüdrukuid laterna on kaugele jäänud need ajad, uttu on kadunud need, vaid tuhmid veel kusagil kaja, eks sinu ja tüdrukuid laterna. Veel sellest vaid laul, käisev laul seal mastide tipus. Need maadid ja paarid täismehi ja tüdrukuid laterna. Need maadid ja paarid täismehi ja tüdrukuid laterna all. Aitäh teile! Ja meie tänaõhtuseks viimaseks looks on legendaarne Võru polka.
teile teie eesriiansambel Folk Melody. Aitäh ansamblile Folk Melody ja nende viimane telefoninumber on 444. Helistage ja tellige neid omale esinema. Nii, Kristin võtab kuumad õnnitlused vastu ja siis tuleb meie juurde. Aga lava tagant palume siia poole teele juba ansambli nimega Häämiil. Häämiil eesti keeles. Heino, kuidas see eesti keeles on? Häämiil. Ei tiiagi, aga väga tore, et rahvale noored tüdrukud väga meeldisid. Nii. Pärast võib-olla vaatame, meil ei ole... Näe, Kristi fännid lava ees soovivad soovilugusid. Aga vaatame pärast poole, kui aega meil jääb. Nii, Kristin Semm, kust tuli selline nimi ja kus see koosseis teil pärit on ja kaua te olete koos olnud? Vaat, Heino, sina oled see inimene, kes ei tohiks sellist küsimust küsida, sest ansambel Folk Melody on kasvanud täpselt Heino Tartese käe alt ja siiani me oleme üles jõudnud. Ja me kasvasime siis välja sellisest legendaarsest muusikakapellist, mida Heino siis juhendas, kus siis oligi traditsiooniline muusika ja Heino pani selle muusika nii armsasti meie kõrvadest kõlama, et meie mõtlesime, meie tahame kindlasti sellega edasi jätkata ja siis tuligi see Folk Melody idee. Aga kus see nimi tuli? See nimi tuli sellest, et minu vanaisa tegi ka bändi. Ta ise mängis saksofoni ja akordionit, aga ma tean, et ta on ka 2 lugu ise lõõtsal ära õppinud. Ja tema bändi nimi oli Meloodia ja see bänd oli umbes 50-ndatel, 60-ndatel eksisteeris. Ja ma mõtlesin, et ma tahaks seda legendaarset nime ära kasutada, et see siis käiks elu lõpuni minuga koos kaasas, et kus mul see muusikapisik on tulnud ja siis me otsustasime, et me kuidagi Meloodia sätiks sinna nime sisse. Ja siis mõtlesime, mis muusikat me teeme folki ja siis tuligi Folk Melody, selline nimi tuli siis sellest. Väga sobilik nimi. Jah. Folk Melody, Kristin Semm. Ja viimane telefonnumber oli 444. Ja laval siis jah, sätib ennast valmis ansambel Häämiil. Sest alati, kui nemad esinevad, siis on nii nendel kui ka tantsijatel Häämiil. Millegi pärast need esinejad järjest kipuvad lava taha poole minema. Võiks natuke ette poole tulla ikkagi. Neid paremini näha oleks. Te olete valmis? Ega Raul, sul mikrofon töötab, sa võid vastu ka midagi öelda meile. See ongi see välismaa ansambel. Ta ei räägi eesti keelt. How are you? Hello? Estonia? Ei kuule. Kuulsin küll, nüüd kuulsin. Ei, tegelikult me leppisime kokku, et te meid vahele ei sega. Aga näed, Henrik ei suuda ikka oma suud kinni hoida, vaja ikka meil segada, meil isegi käed higised ja... Mis me teeme nüüd? Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahvamuusika, elagu rahvalõõts.